ma mõtlesin, et ma olen natuke ette valmistanud seda intervjuud ja kõigepealt nagu Mart Ora palus, et ma võib-olla puudutaks mõnda üldist nii-öelda eluloolist küsimust. Ma annan sulle ka selle, siin on see elulugu, mille, no see on esimene visand selle pagulasvalitsuse raamatu jaoks, mis praegu on käsil. Et kui sul on aeg, et sa vaataks selle läbi kunagi ja võiksid parandusi teha ja täiendusi, siin on kindlasti palju vaja ümber teha. Ja siis kas saata selle otse Mart Oravale või mulle. Mart Oravale saab saata akadeemia. See on akadeemia, siis lehekülg on aadress, saata tema nime, aga nimi kirjutada, muidu keegi teine tuleb kallale. Siis on kõige lihtsam. Ja tal on siin üks nõndanimetatud elulugude struktuur. No niisugused asjad nagu perekonna eesnimi ja nimi enne eestitamist on sinu nimi alati olnud Mattiisen. Jah, eestitamine jäi pooleli sellepärast, et tekkis niisugune ettekujutus, et mind jäeti ühest Tallinnasse saatmisest ära, sellepärast, et mul ei olnud õiget nime. Aha, oli teil mingi nimi kavas ka? Noh, mingi variant. Ja jutuajamisi muidugi oli ja iseendast ka. Ega siis kampaania mööda ei läinud täpselt, aga just selle tõttu, et mulle jäi see mulje, et see nime pärast minu isik ei olnud vastuvõetav, siis ma kohe trotsi pärast jätsin nime muutmise. Oli see Pätsu ajal siis või? See oli Pätsu ajal ja see oli gümnaasiumi lõpetamise ajakadel. Aga teie suguvõsa nimi on Mattiisen olnud muidugi algusest peal? On algusest peal olnud, aga kust poolt see algus on, seda me päris täpselt ei tea. Mitmesugust kuulujutud on käinud ringi ja kui vanaisa veel elas, siis temal oli suur hulk tuttavaid, keda ta oma omupoegadeks nimetas, kes olid kõik sugulasastmes ja isa kõneles, et nemad kusagil maakolkas Suigukandis olid kunagi käinud tema oma isaga oli seal külas käinud ja seal oli siis olnud mehed sama proportsioonidega nagu meie, nad peajagu pikemad ja olevad sugulased olnud. Aga siis isa ise vabandas, et nojah, aga ei ole ka parata, et 3 põlve järjest oleme võtnud lühikesed naised. Mis ma pidin küsima, sa oled sündinud Pärnumaal Are vallas või? See on õigus, jah. Mis talus? See oli Pärivere mõis, kus minu isa oli parajasti tööl selleks, et elektrit sisse säädada sinna Pärivere mõisa, Pärivere Hansenile. Nad olid just hiljuti optantidena jõudnud Eestisse. See oli 18. aasta augustis, kui see tulek oli. Kust kandis nad Venemaad siis? Isa töötas, mitte ei töötanud, vaid oli sõjaväes Kroonlinnas aastast 1910 kuni sõja lõpuni. Sest ta sundaeg oli 4 aastat sel ajal ja see lõppes tal ära just juulis 1914. Kas ta oli mingis tehnikaväe osas siis? Ta oli sideväe osas ja mitte just elektrikaga, aga telefoniliinide peal. Tema eesnimi oli Aleksander, eks ole? Aleksander. Ja siis ema on selle siin eluloo visandi järgi Salme Hirt. Salme Hirt oli tema sündist ja tema oli, ametilt oli tema ämaemand. Kust kandist? Sindist tema töötas. Aga kust ta pärit? Tema on Sindist pärit ka. Aha, nüüd Pärnumaalt, jah. Ja tema esivanemad on osalt Torist ja osalt Läänemaalt, Junnimaalt nagu öeldi, Mihkli keelkonnast. Mis ma pidin küsima veel, isa suri siin Rootsis, eks ole? Jah. Mis aastal? Tema oli siis 94 aastat vana, see pidi olema 88 plus 94, see on 92, siis on kuskil 80... 86, 5 või 6 oli see. Ja ema oli ka Rootsis või? Ema oli ka Rootsis ja tema suri 10 aastat varem. 84 aasta vanusena. Kas mõlemad elasid siin Stockholmis või? Ei, me kõik elasime all Skånes, Högeneses. Ja kui isa oli veel seal Högeneses Pikaravi haiglas, siis tema
kunagi küsis minu käest, kui ma teda käisin vaatama seal. Ise ta oli ainult pikali voodis, palju midagi ei jõudnud istudega teha. Ja siis ta äkki küsib minu käest, kuule, ütle mulle, mida sa õieti oskad? Mida sa oskad? No ma ei osanud midagi arvata, mis ta sellega mõtleb. Ja siis ta ütles, et noh, mina tean oma isa kohta, et ükski tema tehtud koorem ei lagunenud ära. Ja niisugust hobust ei olnud, kellest tema jagu ei saanud. Oma kohta ma võin ütelda, et niisugust elektriaparaat meil ei olnud, mida ma ei ole paremaks saanud teha. Aga mis sina oskad? No, see on õige meistrimehe küsimus. Kas tema suri vanadusse või mingi tema suri vanadusse, jah. Ema samuti või? No emal oli tervisega tegemist ja tema kaotas mõlemad oma jalad. Veresoontega, jah. Kas nad on maetud siis ka Lõuna-Rootsis või? Nad on maetud Högeneses, jah. Aha. Ja ema matuse puhul just jäi mulle see selge mulje, et need sõbrad, kes seal olid minul abiks ema saatmas, nemad elasid selle minu ema matuse läbi, nagu see oleks nende oma ema matus olnud. Sest nad ei saanud ise läbi elada. Elasid lahus oma. Kas sul on õdesi vendi? Mul on üks õde ja üks vend. See on kõik või on mõni? Rohkem ei ole, jah. Nemad on ka väljas? Õde elab Kanadas. Ja on sinu kolleeg. Mis ta nimi on? Loo. Loo, ja eesnimi? Laine Loo. Ja vend? Vend on Olev ja elab Buroosis praegu. Mis alainimi? Ja tema oli Lundi ülikoolis dotsent füüsikaalal. Aga siis ta lõpuks tegeles mõõdutehnika alal ja praegu on ta mingi nõuandja Eestis just mõõduküsimuste osas. Neil on muidugi lapsi? Mõlemal pere või? Õe peres on poeg ja tütar, venna peres on 2 kadulast. Siis ma läheks edasi Maia juurde. Sündinud Sindberg, see on õige, jah? Sindberg, jah. Kust kandis tema pärit? No tema sünnikoht on Tallinn. Tema isa on pärit Maltsveti aegsete väljarändajate järeltulijana Krimmist. Ja tema ema on Perjatsi rannas, see tähendab praeguse Sillamäe kandist. Seal oli Maia vanaisal talukoht ja tema pidas seal ka suvitajate jaoks suvilaid ja teenis sellel kombel lisaraha oma perele. Üks küsimus, mis mind huvitav, me rääkisime Ilona Laamaniga, ta oli meie pool nüüd paar päeva tagasi, ta ütles, et tema ja Maia on ju sugulased. Nad on sugulased. Kas see on siis Laamani liin või Poskade liin? Laamani liin. Eduard Laamani. Mismoodi nad sugulased on? Eduard Laaman ja Maia isa, nad olid nõbud. Aha, niimoodi on läheb lotsad kokku. Ja sealt oli see Laamani nimi siis. Nii, siis tuleksime järgmise osa juurde ja see on õieti sinu haridustee. Kus sa algkoolis käisid? Sindis. Aha, ja mitu klassi või mitu aastat? No see oli 6-aastane algkool. Ja pärast seda oli siis 5-aastane gümnaasium Pärnus. See on Pärnu, mis see on? Pärnu poeglassi gümnaasium on selle ametlik nimi. Kus kohas see Pärnus asus? See hoone on praegugi veel alles seal. Ja see hoone oli ka sel ajal alles, kui minu lell selle lõpetas. Ja ma ei tea, tänava nime ma ei oska sulle ütelda. No ja see pole nii tähtis. Lähme siis edasi, siis sealt läksid Tehnikaülikooli või? Sealt Tehnikaülikooli, jah. Kas see oli 43 või varem? 37 lõpetasin ja 37 läksin ülikooli ka. Ülikooli lõpetamine oli 43. Nii, just, siis ma saan aru, jah. Ja siis edasi, siis sa said, mis sa said diplomeeritud inseneri elukutse siis või? Ma sain diplomi, jah. Ja seda diplomi ma ei ole tarvitsenud mitte kellelegi näidata. Keegi ei ole seda küsinud. Välja arvatud kunagi, kui ma rumalast peast tahtsin riigiteenistuse astuda, siis nõuti selle diplomi varakirja siin Rootsis, jah.
aga muidu ei ole see diplom üldse mingisugust mõju avaldanud. Siin seisab ka, et sa olid assistent mehaanilise tehnoloogia professor, see oli siis tähendab Tallinnas või? See oli Tallinnas, selles Kopli Tehnikaülikoolis. Ja selleks ma abijõuks ma sain juba õppimise ajal. Ja peale lõpetamist ma olin siis assistendi ülesannetes mõne mis ma tahtsin küsida, sa astusid Liivikasse samal ajal siis? 37. aasta sügisel astusin ma Liivikasse ka. Ja Liivikasse peamiselt sellepärast, et see kodust linna tulemine oli teatud kultuurishokk. Aga see Liivika tutvumisõhtu, kuhu mind oma kandi poiss viis, kelles hiljem sai mu õemees, see näitas mulle maailma hoopis teisest valgusest, kui ma varem olin näinud ja see sõpruskond, mida ma nagu tunnetasin selles Liivika õhkkonnas, see oli mulle väga omane ja selleks ta on jäänud siiamaani. Kas Liivikas oli üldse palju Tehnikaülikooli rahvast või? Liivika põhiline koosseis oli agronoomid. Aha. Aga Liivikal oli see hea asi Tallinnas, et seal oli väga palju noori vilistlasi, kes hoolega seltsi tööst ja elust osa võtsid ja selle tõttu olid need referaatettekanded väga mitmetelt eri aladelt ja see andis väga ilusa pildi täienduseks, kuidas maailm õieti välja näeb. Ka Raimlas on ja Raimlal oli see Valgma tuli, oli ülipsorganisatsioon Tehnikaülikooli ja sealt tuli Raimlasse terve rida, nii et ka osa neid Tehnikaülikooli professorid olid minu seda Raimlas just. Sellepärast ma natuke Raimlat või seda osa olen tundnud. Eluloo osas, võib-olla võtaksime siiski eluloos veel elukutse arengu edasi. Siis kui sa Rootsi tulid, mis sa siis tegema hakkasid? No Rootsi jõudes siis mul oli igaks juhuks oma diplomitöö oli kaasa toodud. Selle jaoks tegime isaga koos veel Black-Torbiku ja mul on see praegu ka alles. Ja ma lõputöö teemaks sain kuivlaua tehase kujundamine Reiu jõe suudmesse. Kus see Reiu jõgi on? Reiu jõgi on Pärnu jõe lisajõgi ja see on see, mis tuleb sealt Volkleti poolt metsade kandist. Aha. Ja selle lõputöö tegemise juurde ma sidusin siis selle puidukuivatustehnika ja saekaatrite ehitamise tehnika. See oli minule huvitav töö ja paistab, et see mõte praegugi ei tohiks väga vale olla. Selle asemel, et välja vedada toormaterjali, tuua välja õigelt moodi ära kuivatatud ehitusmaterjali või siis juba valmis ehitusi. Väike aga rahulik. Jah. Punane tuli on ilusasti sees küll. Jah, seda ka ma vaatasin, ma võtan natukene lähil fotot. Aga seda ideed siin ei tulnud üldse rakendada. Lõputöö kohta võib olla seda veel täienduseks, et kui oli see kaitsmine tehtud, siis selleaegne dekaan professor Martin pooleldi vabandades ütles, et oleks nüüd rahulik aeg, siis me saadaks teid Rootsi edasi õppima puidualal. Aga see oli sõjaaja lõpp või sõjaaeg. Aga tagantjärgi tuli välja, et Rootsis sel ajal ei olnudki puidu tundjaid. Rootsi puidu tundjaks sai, nagu kõik teavad, üks Eesti mees. Kes siis? Jah, nii äkki nimega. Eks tuleb pärast. Tuleb varsti ja see on ju see. Kas sa läksid siis kohe Höganeesi 45 või? No ja, alul muidugi olin laagris ja siis tuli kohale ka ju tööandjate osakond ja
mis on tööturuvalitsuse esindajad ja nemad olid siis väga imponeeritud, et mul oli inseneri kutse olemas ja siis lubati mulle kõiksugu häid kohti muretseda, aga see toimus kunagi novembris, aga siis ei juhtunud mitte midagi ja siis jaanuaris ma hakkasin ajalehtede kuulutusi uurima ja sealt siis karkaski silma üks koha pakkumise küsimus Höganesi vabrikusse. Mis see põgenikelaagris olid? Alguses olime Ankarsruumis ja sealt edasi läks siis Toovestorpi. Mis see on siis seal Skånekandis kõik või? Ei, need on Ankarsruum on Smålandis, Vestervikist natukene lõuna poole. Ja Toovestorp on samas kandis? Samas kandis, ei, see on juba Muutala lähedal. No nii. Mis ma pidin küsima, mida sa Höganes Billesholmi kontsern oli see siis või? Nii oli selle nimi sel ajal ja see oli tegelikult üles ehitatud mitmest omaaegsest kivisöökaevandusest ja üks neist kaevandustest oli Billesholmis. Ja kui need kokku liideti lõpuks, siis anti temale nimeks Höganes Billesholms aktsiapuulaag. Kas sa seal hakkasid joonestajana peale või? Seal ma alustasin joonestajana ja joonestajana tulekindlate konstruktsioonide tegemise juures või tööstusahjude moodustamiseks. Ja 46 läksid siis Malmösse üle või? No ja siis mul tekkis ju tahtmine ka natukene paremat palka saada ja kui ma seda käisin küsimas, siis arvati, et rohkem ei ole võimalik anda. Ja siis ma hakkasin edasi vaatama, et kusagilt tehkod maa lahti. Ja siis tuligi kokkusaamine ühe Malmö firmaga nimega Fabrice Corstain. Ja kui ma neile siis teatasin, mis palka ma soovin saada, siis see palkaja kirtsutas natuke nina ja ütles, et noh, selle võib saada, aga me paneme 50 krooni juurde. Ja niimoodi siis meie sattusimegi elama Malmösse. Millal sa peakonstruktoriks said? See juhtus tükk aega hiljem, kui mul oli juba Malmös elamisest imu täis ja proovisin mitmeid muid kohti saada mitte ilma eduta, siis äkki tuli üks kiri Höganesist, et kas ma tahaks tagasi tulla. Siis sama see Billesholmi kontsern? Selle sama firma ja peadirektor koguni veel kirjutas mulle. Mina muidugi suure rõõmuga kohe läksin telefoni otsa küsima, kuidas ja mis. Ja siis tekkis niisugune telefonikõne, et tema ütles, et jah, meil on vaja just käsnraua tegemise jaoks ühte konstruktorit. Ja selle peale mina vastasin, et kahju küll, siis me ei saa sellega hakkama. Miks pärast? Sel lihtsal põhjusel, et ma ei tea mitte midagi käsnrauast. Tema siis ettevaatuse mõttes küsib, et kas muid põhjuse ära ütlemiseks ka on? Ei ole. No siis ma võin teile saladuse avaldada. Keegi teine ka ei tea midagi käsnrauast. Ja sellega olin mina ju maha müüdud. Ja siis olid seal just nagu aega või? Kuni 64 või? Siis ma, alguses olin ma muidugi edasi joonestajana seal tööl, aga siis ühel momendil seesamane direktor arvas, et tema see joonistuskontori juhataja peaks pensionile minema ja siis ühe korraga tegi mind joonistuskontori juhatajaks, mille tulemus oli see, et üks osa neid minu kolleege, kes varemini pidasid mind enda alluvaks, äkki olid nad vastupidises olukorras. Ja see ju andis teatava vajadusega diplomaatiat arendada, aga me saime kõik suurepäraselt sellega hakkama. Peakonstruktoriks sain ma siis, kui ma olin ühe jonnaka mõttekäigu läbi viinud ja sellega, et see käsnraua tegemine, mis
oli tunnelahjus kummutamise teel, et seda efektiivsemaks muuta. Selle tulemuseks siis tema nimetas mind kogu Höganesi konstruktorite šefiks, mis muidugi oli suur vastulöök paljudele endistele kolleegidele ja tema oma lähikonnale ja see kõrge aunimetus jäi kasutamata, kuigi peakonstruktoriks see nimekaardile ilmus. Ja see oli ajajärg ka, kus me tegutsesime ka sellega, et müüa sama käsnraua tegemise menetlust Brasiiliasse. Ja sellega seoses ma olen paar korda ka Brasiilias mõnda aega viibinud. Ja siis 64 lähes edasi Västeråsi või? 64 ja siis oli see, no selleks ajaks oli Höganesi vabrik saanud uue direktsiooni ja see ei olnud mitte enam seda sorti vaimsus, mis mind oleks veedelnud ja siis ma hakkasin uut kohta otsima ja leidsingi ühe koha kuulutuse, et oli vaja tehnilist direktorit ühele ahju ehitamise firmale Västeråsis. Ja selle kauba tegemisega oli samuti, nad ütlesid, et mees ütles, et jah, ma tean, mis see palk on ja me võime sulle siin maksa 50% rohkem, mis ka teostus. Aga hiljem tuli välja, et see vabriku direktor oli, või ettevõtte juht oli suuremalt jaolt huvitatud ettevõtte konstruktsioonidest ja organisatsiooni plaanidest kui ettevõtte juhtimisest ja see ei leidnud meie mingit ühist keelt ja ta üsna varsti muretseski mulle järeltulija. Sa olid sunnitud lahkuma siis või? Ja siis mina olin 50-aastaselt, oli mina siis ilma kohata. Aga just ennem seda lahtisaamise aega sattus silm jällegi ühele koha kuulutusele, kus otsiti mingisugust ärijuhti ja siis tuli välja, et see äri seisis selles, et pidi nõellaagreid müüma. Mis asi on nõellaager, seda ma umbes teadsin, sest kusagil masinaehituse elementides oli selles juttu olnud ja siis ma otsisin ka vanad raamatud välja ja leidsin tõepoolest 2 või 3 rida Van der Teshi masinaelementide raamatus ja siis selle teadmisega ma läksingi siis sellele intervjuule ettevõtte puhul, aga ennem intervjuule minekut käisin ma ka veel Ameerika saatkonnast läbi ja sain oma immigratsiooni blanketid kätte, sest vahepeal oli ka võimalus tekkinud saada tunnelahju konstruktorina tööd Ameerikas, Houstoni linnas, aga see ilmsesti ei olnud kuigi vastuvõetav perekonnale ja selle asemel, et elukohta vahetada, siis leppisime selle peale, et mina vahetan elukutse. Sest see jutuajamises tulemus oli see, et mina sain võimaluse üles ehitama hakata siin Rootsis nõellaagrite müümise organisatsiooni. Nõellaager oli välja kujunenud omal ajal just tankiroomikutele tehtavate laagrite eeskujul, aga selle ettevõtte kujundajaks oli 2 venda, üks neist oli minu arusaamise järgi äärmiselt intelligentne inimene, kes oskas hästi ette näha ja nemad olid ka selle kavala mõttega väljas, et nad palkasid oma teenistusse inimesi, kes teadsid, mida Saksa tööstusel vaja on.
ja neid elemente siis hoolega hakati valmistama ja niimoodi loodi terve suur ettevõte, mis praegugi veel suurepäraselt töötab. Mis see nimi on? Selle nimi on Iina. Aha. Ja mis oli selle Västeråsi firma nimi? See oli Ungsbolaget. Aha. Kas see siin Iina asus Stockholmis või? Iina sel ajal, Iinat üldse ei olnudki. Või kus sa töötasid? Selle me asutasime siis siin Liidingööl, hakkasime ühes väikeses kontoris peale, kuigi selle kontori pindala oli 100 ruutmeetrit ja ma ei osanud arvata, kuidas me selle ruumi kõik saame ära kasutada. Aga juba paari aasta pärast jäi see kitsaks ja siis kolisime ühte teise kohta Liidingööl. Ja sealt siis hakkas kange tahtmine midagi oma käe järgi tegemist. Ja lõpuks siis saimegi sakslased nii kaugele, et saime Tšiistasse hakata ise omale maja ehitama. Aga Västeråsi, te elasite enne Västeråsis, eks ole? Ja. Millal te kolisite sealt siia Stockholmi? Västeråsist ära kolimine toimus siis, kui kõige noorem poeg oli gümnaasiumi lõpetanud. See oli 77. aastal. Nii et, aga enne seda siis sa elasid Västeråsis ja sõitsid vahet või? No ma ööbisin Liidingööl ja pere elas Västeråsis. No ja vahepeal oli ju ka keskmine poeg oli Tehnikaülikooli jõudnud, nii et me ikkagi saime kord kuus saime kokku siin Stockholmis ja ajasime oma ette asju. Nii, siis ma arvan, et me oleme nagu töökarjääri läbi vist võtnud. Mis sa läksid pensionile 83 või? 83, jah. Millal te siia elama asusite? Siia me kolisime 77. Aha, nüüd saad algust peale siin. Siis ma mõtlesin, me läheksime natuke tagasi, tuleksime tagasi Tehnikaülikooli juurde. Mart on mulle saatnud siin natukene väljavõtteid. Üks Juhan Toomaspoeg on ajaleht, see on nähtus Tehnikaülikooli ajakiri, seal natuke kirjutan oma mälestusi 41 ja 44 ja siin muuseas on ka nimetatud just, et mehaanika ja elektrotehnikas õpetajate hulgas on M.A.T. on ka üles loetud, ma vaatasin siin. Ja siis ta kirjeldab ka seda, kuidas ta sakslaste poolt arreteeriti aprillis, no siis rahvuskomitee ja kõige sellega seoses. Kas sa tahaks midagi jutustada, eriti just nendest 40. aastasest ja oma ülikooli ajast ja üldse Tehnikaülikooli ajast, aga võib-olla mitte nii palju spetsiifilist pedagoogikat ja õppetööd kui rohkem üliõpilastegevust ja ütleme nii siis seda poliitilist vaimu. Ja mis siis juhtus Nõukogude okupatsioon ja sakslaste tulek ja nii edasi. Nõukogude okupatsioon, see oli muidugi omaette elamus ja selle esimene märk oli see, et Stedleri pliiatsid läksid väga hinda. Mis pärast? Stedleri pliiats, need olid üks saksa firma, pliiatsid olid sinist värvi ja lõpuots oli must ja enne musta oli veel valge kriips. Siis need pliiatsid kanti siis tagurpidi rinnataskus. See oli üks neist märkidest. Sellest karistada ka sai või? Ma ei usu, et midagi sellest tuli. Karistamise ääre peale ma jõudsin ükskord, kui veel professor Madissoni loengul nõuti, et pidi ka nimekiri täidetama, kes kohal olijate kirjad ja mina tegin siis oma rumala suu lahti ja ütlesin, et missugune bürokraatlikkus, mille peale siis professor kärgatas väga pahaselt ja teatas, et selle näo me peame meeles. Aga seda tema ka pidas meeles, kui tuli eksam tema aines, siis ma esimest ja ainukest korda elus olen näiteks eksam pidanud läbi tegema, kui küsitleja ütleb, et see ei ole niimoodi. Ja mina vastan, et on küll. Mille peale tema siis natukene omaette uriseb ja
läheb edasi, kuni järgmine kord sama asi tuleb. Ja kui see kolmas kord ka veel tuli, siis ma nägin, et ta tegi oma märkmuste raamatusse, kirjutas ühe nulli ja pani sinna punkti keskele. Mis tähendas, et ma sain siis kõige kõrgema hinde selle peale. Ja pärast, kui koridoris kunagi kokku juhtusime, siis tema isegi vabandas sellega, ütles, et noh, me peame ennem aru saama, kes on kes. Muud seal juhtus see... Minu teada Madison oli vist ka Raimlas. Kuidas? Kas Madison ei olnud isegi Raimlas? Ma pean vaatan nimega. Tõenäoliselt oli küll. No, väga legendaarne inimene. Aga mis poliitilisse osa puutub, siis muidugi teada tekkisid seal ka omaette vastupanugrupid ja võib-olla taheti ka neid organisatsioonideks pidada. Aga kui asi nii kaugel jõudis, et Leo Talgre oli jalga lasknud koos Ülo Jõe ja veel paari kaaslasega. Toomas Hellat ka või? Ei, Toomas Hellat läks oma ette. Tema oli juba ees seal. Ennem kui sa edasi lähed, kas sa siis Talgrega tutvusid? Talgre oli ka Tehnikaülikoolis? Tema oli Tehnikaülikoolis ja tema oli ka Liivikas. Aha, nii et teil oli tihe kontakt? Jaa, kontakt oli olemas ja tema oli üks neist, kelle kohta ma ütlesin, et see on minu sõber. Neid väga palju ei olnud, aga tema oli üks neist vähestest. Kas see sõprus oli juba enne sõda siis? No see oli juba... 37. saadik või? Ja. Aga millal teil, ütleme, kui see nimetada nüüd vastupanu liikumiseks nõukogude ajal, millal see nagu algab? No see algas niipea, kui see okupatsioonilugu algas. Kas Talgre siis hakkas aktiivselt tegutsema? Ma ei usu, et ma rohkem aktiivselt tegutsema hakkas. Aga meil oli kõigil see tunne, et nüüd on midagi vaja teha. Ilma, et oleks pidanud keegi ütlema, et peab tegema. Ja see oligi üks moment, mis mind siiani veel ärritab. Nimelt, et need ülekuulajad ja venelased tingimata nõuavad, et ühel ettevõttel peab olema üks algataja. Aga meil ei olnud mingisugust algatajat vaja. Meil oli see kõigile selge, et nüüd on vaja selle vastu astuda. Mis sinu roll oli siis selle, ütleme, see on siis 40 või 41 või kus? No see algas juba 40 ja rolli või mida sa tegid? Otsekohe niisugust ei olnud. No me püüdsime igaüks oma jõudumööda midagi ette võtta ja mis mind huvitas juba sel ajal, see oli see, et tuli midagi kirja panna ja katsuda lootust üleval hoida, et asjad kõik võivad muutuda. Andsite mingi lendlehti välja või? No isegi seda püüdsime teha, aga mitte väga suuremõõduliselt. Mis see oli siis ainult ülikooli raamides või? Ülikooli raamides oli meil ju suur propaganda käis selle kohta, et tuleb seinalehte välja anda. Aga no meie joonistuskontor või see osakond, konstruktsiooni osakond kuidagi moodu ei saanud seinalehega hakkama. Ennem kui kusagilt leidsime, et Venemaal oli asutatud kaduma läinud rongide leidmise büroo. Selle teate siis lõikasime lehest välja ja selle ümber siis tegime seinalehe. Ja seda seinalehte tuli siis ka igaks juhuks vaatama prorektor Parts. Ja tema siis väga vaikse häälega ütles, et võtke see asi maha. Vabandust, Mihkel, sul on telefon, kas sa saad tulla? Jaa, ma panen seisma kohe. Me olime Tehnikaülikoolis. Mul oli küsimus veel, et Liivikas oli seal teisi nii-öelda vastupanu liikumise kaaslasi, kellega nagu sinu tutvus oli alguses juba loodud. Peale Talgre. Ma ei oska ütelda otse kohe niimoodi, aga mis nüüd selle Talgre loos edasi puutub, see oli see, kui nagu ma alustasin, kui Talgre oli põgenenud Soome siis, jah? Soome, kas ta oli Soome jõudnud või ei, seda me ei teadnud. Aga siis kutsuti mind NKVD-sse. Mis aasta see on siis? 41? 41. Ja seal siis oli ülekuulamine.
aga õnneks oli võrdlemise algaja mees peale töö peale pandud. Nii et selle ülekuulamise tulemusena sain mina aru, et nad leod kätte ei olnud saanud. Tema oli ära pääsenud, aga mis mind üllatas, see oli see, et neil oli teada, et me ülikooli koridoris Leoga oleme tihti juttu ajanud. Ja siis tekkis kohe küsimus, millest te rääkisite? No mina siis Peetruse eeskujul salgasin muidugi maha ja ütlesin, et keemikuga ei saagi muud juttu rääkida kui ainult naistest. Üks aus mehaanik keemikuga muud juttu ei saagi ajada. Ja umbes selles vaimus see ülekuulamine käis. Kuni nii kaugele, et ma sain aru, et nüüd hakatakse mulle ka ettepanekud tegema koostööks, siis ma jõudsin kähku suure loengu ära pidada, kui tähtsaks ma seda pean, et ma insenerina saan vabaduse või selle Nõukogude Liidu heaks töötada. Ja sellega jäi see ettepanek tegemata. Need on siin rohkem ei kimbutanud? Rohkem ei ole keegi midagi küsinud. Ja ma olen püüdnud nüüd ka küsida, kas selle toimiku kusagilt veel üles leiaks, aga kaugemale pole see asi jõudnud. No see võib-olla, no see oleneb muidugi. Võib-olla, et on võib-olla. Osa on ju Moskvas muidugi. See on raske ütelda. Mart Oram räägib Kullerist. Öösen Kuller ja tema töötas just minu kõrval kabinetis füüsika assistendina. Tema ei olnud Liivikas? Tema oli Põhjalas, aga meil oli väga hea läbisaamine ja usalduslik jutuajamine igatepidi. Kas tema oli ka siis seotud selle vastupanu seltskonnaga nii-ole? Ja nagu tagantjärgi välja tuleb, oli tema sellega väga tugevasti seotud. Ja tema oli üks neist sidepunktidest või keskpunktidest, kes asju oma peos hoidis. Siis Tehnikaülikooli ajal või? No mitte ainult Tehnikaülikooli, vaid see liikumine oli ilmsesti natukene laiema pinnaga, kuigi Tehnikaülikooli ruume vist mitmes mõttes kasutati. Siin Mart toob välja niisuguse väite, et kas Talgre lootis sinust järeltulijat Kullerile? Ja seda ma lugesin, aga ma ei ole kindel, kas need mõttekäigud niimoodi on käinud, sest Talgrega oli meil täitsa vaikiv kokkuleppe, et mina olen see, kes on ausa inimesena pinna peal ja tema siis väänkaelana töötas siis Soomega kokku, kuigi ta ise ka kunagi ütles mulle, et ta ei saa kuidagi moodu omale ette kujutada, et tema šefid, tähendab sakslased, et nad ei tea, millega ta tegeleb. Teavad küll, aga nad otsivad omale ka üleelamise võimalust pärast seda. Eks Talgre oli selles Kanaarise organisatsioonis. Mart küsib üldse rahvuslikust vastupanust Tartu või Tehnikaülikoolist, ütleb, et Gustav Toom õppis seal ka. Oli küll, jah, aga tema oli elektroosakonnas. Ma teda tean ainult näo järgi, aga suuremalt kontakti meil ei ole olnud. Tagantjärgi ma olen nüüd lugenud tema kurba saatust. Aga siis ka teised kaaslased Liivikast nimetab siin Reigo Erich Aser ja Artur Ekbaum. Kas nendega oli tol ajal mingisugust, no nüüd olime sakslaste ajal ka sees. See on sakslaste ajal juba, jah. Aga ei nendega rohkemat ei olnud, kui et nad teadsid, kus ma olen ja kui oleks vaja olnud, siis nad oleks saanud mind kasutada täpselt nii nagu. Ei, neil ei ole midagi olnud ja ma ei ole ka midagi lähemalt uurinud, mida nad tegid ja kus nad olid või kuidas. Siis ta nimetab ka Elmar Järvesoo, Kaarel Liidakut ja Ervin Jüri Nõmmerat ja teisi tollal. Kas sul nendega kontakt oli? No Liidak oli sel ajal ju üks tunnustatumaid vilistlasi meil
ja liidakust on mul väga hästi meeles 40. ja õieti veel 39. aastal juhtunud asi. Siis kui olid need baasilepingud tehtud, pärast seda siis käis liidak Moskvas põllumajanduse näitusel. Ja näituselt tagasi tulles siis oli välja kuulutatud, et tema peab meile ettekande oma muljetest. Ja kui siis olime kohal kõik seal Liivika ruumides, siis liidak äkki teatab, ettekanne jääb ära. Miks nii? Sellepärast, et see, mida ma rääkida tahan, seda ma ei või. Ja see, mida ma võin rääkida, seda ma ei taha. Millega oli ju isegi väga palju öeldud, aga kui palju me selle ajal oskasime taibata, see on teine küsimus. Enne kui ma nüüd edasi tulen sakslaste aja juurde, ma võtsin tulla tagasi siiski selle Erna Redka ja siis Soome asja juures. Siin on mõned asjad, mis on nagu vastu käivad. Tahtsin küsida, siin Jõgi kasutab oma raamatus ühte Mattiiseni, kelle nimi on Leonid Viktor Mattiiseni, kes olevat toodud Saksamaalt. Tema ei ole sinu sugulane? Ei ole sugulane ja ma olen seda nime kuulnud mitmes seoses, aga ma ei oska ütelda, mis ühendus sellel võib olla. Et tema tegutses, see on ju Ülo raamatus päris selge, aga semaga minul mingisugust ühendust ei ole olnud. Üldse selle perekonna nimi on ju väga mitmes väljaandes ja kunagi tuli üks poeg Ameerikast koju tagasi ja tõi ühe raamatu kaasa ja andis mulle, ütles, et ma ei tea, mis seal sees on, aga autoril on sümpaatne nimi. Aga nii, et sina ei olnud, sina ei viibinud kunagi Soomes? Ei. Ja sel pidi on üldse sellega seotud, nii et see siin on natukene ebaselge ja ma arvan, et Eestis on natuke nimed segamine. See on väga võimalik, jah. Sakslaste ajal siis edasi. Kas sa sakslaste ajal ka nii-öelda põrandaluselt tegutsesid? Ja, sel ajal natukene rohkem, sest siis hakkas juba kohale tulema ka trükitud materjali, näiteks Malevlane. Soomest, jah? Soomest ja seda Leo tõi seda kaasa ja seda ma suure huviga levitasin. Tehnikaülikoolist või ka väljaspool? Tuttavatele väljapool ka, jah. Siis oleks järgmine küsimus, mida Martin küsib, et kas nüüd tuleb Hellat siin sisse. Hellati ülestunnistus on ju sinu nimi mitmel pool sees. Jah. Tõde või vale, see on teine asja, aga igal topib seda sisse siin eluloos ja tema väidab, et tema olevat või siin kommentaarides, et sina oled värvatud siis küsimus on, kas Hellat värbas 44 aprillis-mais Tümlerisse siin luurejaks? Ei, see ei olnud Hellat, see oli Leo. Aha, nii et selle võib ümber lükata. Siin seisab kõigelt allkirja sõber, aga see on osalt Ritsoni kommentaaridest. Siis ma nüüd selle küsimuse esitan. Siis ma pidin küsima sellega seoses, mida sa arvad Hellatist? Seda sa kohtusid? Ma teda kohtusin võrdlemisi vähe ja mul midagi selget pilti ei ole peale selle, et mul jäi selge mulje, et tema on üks väga intelligentne inimene. Ilmsesti ka julge. Kui sa võrded teda ja siis Leo Tallgrit, mis erinevused neil olid või sarnasused? Kui selles siin tegevuses nagu jälle? Kui inimesed nagu? Inimesena ma arvan, et neil kumbkil olid omad spetsiaalsed omadused. Ma arvaks, et... Kumb oli parem organiseerija, ütleme niimoodi näiteks? Seda mul on väga raske ütelda, aga ma arvan, et Hellat oskas sujuvamalt esineda. Ja tõenäoliselt oli temal ka keeleoskus mitmekesisem kui Ülol ja kui Leol.
aga Leo minu arusaamise järgi oli ka väga intelligentne ja oskas organiseerida suurepäraselt. Ma ei oskagi ütelda, mis erinevusi neil võiks olla. Ma arvan, nad iseloomudelt ja omaduste poolt olid täiesti võrdväärsed. Kas võib ütelda, et sina kuulusid siis Tümlerisse või? No ma käisin seal õppustel, jaa. Kus need toimusid? No need olid Kunderi tänaval. See Tallinnas? Jah, Tallinnas, jah. Nii et sinul olid seal selles seoses ka ülesanded ja? No ma õppimisest kaugemal ei saanud. Ülesanded, jaa. Need oleks tulnud ja minu koht oli ju määratud Pärnumaale. Sindi või? Mitte just Sindi ümbruses. Ja mul oli isegi ettevalmistused tehtud Saksa sõjaväe luure osa Pärnu kontoriga ja sealt lubati mulle ehitusmaterjali. Mul oli välja vaadatud ka paik, kuhu ma saan oma punkri ja elamuse sisse säädida. Aga kui ma läksin seda materjali siis ära tooma ja kohale minema, see oli siis septembri keskpaigu, siis olid sakslased juba jalga lasknud, nii et jäi kõik see asi jäi pooleli. Ta küsib, et kas sa koos Elmar Hansoga olid määratud Pärnumaale? Ei olnud. Elmar Hanso ei olnud selles grupis sees. Elmar Hanso oli ainult minu hea tuttav ja kontaktimees. Aha, aga tema oli ka Tümleris? Ei olnud. Aga kas sina läksid? Elmar Hansol ei olnud vaja seal käia, sest temal oli see telegraafi asendus täiesti selge. Kas sina läksid Pärnumaale koos raadiovarustusega või ei jõudnudki seda viia sinna? Ma ei jõudnud viia seda. Seal mingisugune varustus oli ja seda on Hanso ka üles tunnistanud, et ta selle minu käest on saanud. Aga mul omal tõesti ei ole mälu enam, kas ma sain selle sinna viimiseks või jäin ma seda veel ootama. Missugune inimene oli Hanso? Hanso oli huvitav inimene selle poolest, et ta töö kõrvalt käis Tehnikaülikoolis ja tema töötas telegraafi peavalitsuse juures telegrafistina ja tal oli hea ülevaade, mis telefoni ja telegraafi jaamades juhtub. Ja tema sai siis ka hoiatust anda sakslaste ajal, missugused telefonigrupid võisid pealkuulmise järelevalve alla sattunud olla. Kas teie puutusite palju kokku või? Jaa. Peamiselt siis Tehnikaülikoolis või ka? Tehnikaülikoolis ja no meil oli teatav sõpruse vahekord tekkis meil ka, kuigi vanuse vahe oli olemas. Tema oli vanem või? Tema oli tükk maad vanem, tema oli abielu inimene juba ja tema tegi minustki oma vanema poja ristiisa. Aga tema ei olnud liivikas? Ei, minu teada mitte. Siin on üks küsimus, millest ma ise aru ei saa, aga sina kindlasti. Mart küsib, et kas oli korraldatud sinu Tallinna asumine ja töökoht Eesti Destillaadi direktorina? Ja see on nüüd minu meelest jälle üks asi, mis on natukene segamini aetud, sest ma töötasin Eesti Destillaadis. Mida sa seal tegid? Ma olin seal ka konstruktori ametis või oli see abijuhataja. See oli siis peale ülikooli lõpetamist? Peale ülikooli lõpetamist, kui juba hakkas ülikooli ametis olek natukene kahtlaseks jääma selle mobilisatsiooni mõttes, siis ma sain uue töökoha just Valter Nõmme abil Richard Ööbeli ettevõttesse Eesti Destillaat. Just, et Ööbel oli seotud ju rahvuskomitee ja terve selle Eesti valitsus. Ja see oli üks üldine grupp ja selle grupi huvides anti minulegi siis Eesti Destillaadi juures töökoht, kus ma siis töötasin nii kaua, kui mulle paistis, et ka see olukord läheb kahtlaseks ja siis ma läksin Trümmeri juurde üle. Millal see oli? Ma kuupäevaselt ei tea, 44. aasta kevade poole kunagi oli. Ja mis sa seal siis tegid?
Eesti destillaadist. Ei, pärast Eesti destillaati. Eesti destillaadist ei, ma sealt ju tegelikult. Sa ütlesid, sulle ei meeldinud seal enam olla, et siis läksid? Ei, sealt ma ära ei tulnudki tegelikult, ametlikult mitte. Aha, nii et vormiliselt sa olid alles? Vormiliselt olin ma seal ikkagi tööl, aga siis ma olin juba trümmeriga ka seotud. Tümlerit sa mõtled, jah? Jah. Ja just. Siis on selle otsa selgeks saanud. Siis tuleb õieti. Nii et see pakkumine, millest siin juttu on, et Leo Talgre tahtis mind tagasi tuua Tallinnasse, see paistab olema järelkonstruktsioon. Aha. Aga mis siis sinust edasi sai? Mis sa just need viimased kuud seal Tallinnas tegid või niimoodi ja põgenemine? Koos tümleriga töötasid siis? No ja see... Millal sa otsustasid, et sa põgened või kuidas see osa? Siin see tundub väga segan nendes raamatutes. See mõnevõrra ju segane oli. Aga sina põgenesid ikka Rootsi otse? Ei, mitte otse. Saksamaale? Mina Tallinnast ma põgenesin või õieti sõitsin kodukanti. Ma tahtsin teada, mis kodus on juhtunud. Ja siis ma saingi siis ühe rongi katuse peale, mis vedas siis sõjavange Tallinnast Pärnu poole. Ja selle... Mis see on siis septembris kuskil? Üsna lõpus või? See oli septembri kuupäeva, ma nüüd ei teagi enam peast. Aga see oli pärast 17. oli see Soome paat, kuhu maja peale sain. Järgmine öö siis me magasime veel Talgrete korteris ja päev peale seda siis oli linnas juba paugutamisi ja siis mina läksin vaatama, mis on Maia perekonna korteris saanud ja sealt sain veel kaasa oma äiapapa jahipüssi ja siis ma käisin vaatamas veel, kuidas minu korteri pererahvas Nõmmel, kaugelt sugulased, kus ma mõnda aega elasin, kuidas nende elujärg oli ja pärast seda ma siis hakkasingi rongi otsima. Ja siis Türi kandis kusagil jäi rong seisma keset ööd. Ei olnud kindel, kas ta enam edasi sõidab, sest oli arvata, et tee on juba läbi lõigatud. Aga siiski sõitis edasi ja kui ma siis Sindis seal rongi pealt maha kolisin, siis oli Sindi linn põgenevaid ja jooksu minevaid saksa sõdureid täis. Ja siis oli mulle selge, et mingisugust punkri ehitamist enam võimalik läbi viia ei ole. Aga sinu ülesanne oli siis ikkagi see punker ehitada ja... Oli, et ehitada üks vaatluspunkt Pärnumaa kanti. Ja kas siis oli mõeldud, et sa jääksid alles? Et mina jääksin sinna, jah. Aga tagantjärgi on ju selge, et kõik need, kes me seal olime, meil oli ju mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Mis sa mõtled siis, tähendab teie endi poolt või vaenlaste poolt? Ei, see Saksa sõjaväe poolt. Aha, nii et nad mõtlesid, et teid ohverdada? Ja, see on päris selge. Nii et see punkri ehitamine oli sakslastel ka teada või? See oli sakslastele teada, jah. Nii et see oli nagu natuke kaks kärbest ühe hoobik, kui ma ei aru saan. Ja kuidas siis edasi põgenesid? No, kui ma koju jõudsin, siis selgus, et õde ja oma abikaasa ja vaevalt aastase lapsega olid Kihnu poole põgenema läinud koos ka mu noorema vennaga, kes sel ajal oli vist midagi 16-aastane. Ja vanemad just valmistasid ette Kihnu sõiduks. Ja siis ma vaatasin natukene kodus ringi, seal oli siis siga oli ühe värskelt istutatud õunapuu katki nühkinud. Siis ma läksin veel jõe äärde, tõin sealt natuke savi ja leidsin ka lehmasõnikut ja tegin siis sellest plaastri ja paikasin selle õunapuu ära. Ja pärast seda siis
hakkasime Tahkuranna poole veerema. Mis seal läksid siis maad, nüüd oli Läti või? Ei, Tahkurand, see on esimene mererand Sindist Pärnu poole minnes. Ja seal oli tuttav kalamees, kes meid siis sõidutas Kihnu saarele. Ja sealt edasi? Kihnu saarel, seal siis me ööbisime ja siis leidsime seal siis ühe võimaluse edasi sõita. Meiega kaasas oli siis ka naabri pererahvas, Sindi selleaegne vabriku direktor August Kask, kes on hiljem ka kirja pannud Sindi ajalooveed ja oma mälestused sellest. Ja siis õnnestus meil saada kõigil koht ühele laevale, mis ei olnud küll tükk aega merel olnud, aga arvati, et peab vastu. Ja siis meie vastavate summade eest siis kuldrublad ja isa andis koguni vägeva hõbedas supikulbi. Selle eest me siis saime laeva peale ja seal me siis õõtsusime, kuni tekkis öö ja tuulevaikus ja siis oli ainult loksumine. Me keegi midagi ei teadnud. Selle kohta küll pärast käis jutt, et laeva peal oli olnud ka 6 paberitega kaptenit ja siis Kihnu laeva kippar, see oli siis need kaptenid oma juurde kutsunud öösel ja küsinud, et ütlebki nüüd mulle, kus me oleme. Mille peale siis need kaptenid kõik olid rääkima hakanud, jah, kui meil oleks nüüd kompass ja kui meil oleks logi ja kui meil oleks seda ja teist, et siis võiks midagi ütelda ja kippar selle peale siis käratsas, olge vait, ütelge parem nii, nagu see asi on. Mina ka ei tea, kus me oleme. Ja siis, kui hakkas valgemaks minema, siis ma nägin rusuunikuid või õieti niisugust ülejäänud kraami, mis vee peal ujus. Ja ühe asja peal oli ka nimi Moeru. Ühe osa peale, nii et me olime ilmsesti Moeru hukkumiskoha lähedal. See oli see praht oli veel, mis vee peal ujus. Õhus oli siis kuulda ka ühte teist lennukimürinat, aga küllalt sumpus ilm oli nii, et meid ei avastatud. Selle paadi või laeva nimi oli Viru, peale me sattusime. Muuseas Norvellid olid selle peal ka. Ja mis suunas te siis oli Rootsi suunas läksid edasi? Rootsi suund meil oli, aga me ei teadnud, kus me oleme ja nagu öeldud, kompassiga õieti ei olnud. Ja vasta õhtut siis äkki näeme, et maa on silmapiiril, aga meist tükk maad vasakul ja meie suund läheb põhja suunas. Siis hakkas natuke nagu valgust tulema, sai ilmakaartest sotti, mille peale siis laevamehed arvasid, et nüüd on viimane aeg suunda muuta ja maa poole otsad pöörata. Mis ka ette võeti, aga selle tulemus ei olnud mitte suuna muutmine, vaid terve see purje kaadervärk kukkus ülevalt alla. Kõik asjad olid läbi madanenud, need olid niivõrd vanad värgid see. Aga paat ümber ei läinud? Ei, paat ümber ei läinud, jäi edasi sinna kõikuma, aga siis tulid ka Rootsi meremehed tulid. Sõjalaev. Väike paadikene oli, mis tuli. Enne kui see paat meini jõudis, siis lendas suur portsjon püsse üle parda. Kus te siis olite? Välja arvatud mõned esimese või modernsemad püssid, mis siis anti sõjameestele üle. Selgus, et me olime Gotlandi põhja tipu lähedal ja meid siis pukseeriti Fårösundi sadamasse. Mis sa siis teedi kinni seal Gotlandil praegu? Me olime seal vist paar päeva ja siis toodi meid sama laevaga toodi üle Vesterviiki
ja sealt edasi siis Ankarsrumi laagrisse. No, nii et sinna sa siis otse kohe sattusid sealt otse. Ülekuulamised Rootsi Seepu poolt, need olid siis Gotlandil? Need olid Gotlandil juba, jah. Neid protokolle saab nüüd lugeda, kui tahab, jah. Siis ei saadavalt midagi. Nii, siis oleme jõudnud Rootsi ja siin on siis üks küsimus, mida ma võin küsima, mida Mart tahab, see on see Arkadi Valdin, kellest oli eelmine kord juttu ja siis ma enne, kui ma edasi lähen, siis ma võtsin selle julgeolekukomitee teise vastuluure osakonna töös, selle kommentaaris on siis tema isikuse kohta kirjutatud, et sõjaväelane 1939 aastast suurtükiväe noorem leitnant, see on NKVD andmed siis, oli Valdin 41. aasta suvel Punaarmees, läks Stara ja Russa üle Saksaste poole üles, Saksa okupatsiooni aastal oli Pärnu omakaitse operatiivosakonna ülem ja ühtlasi 182. Saksa välikomandatuuri resident. Ja siin on nendes raamatuses mitmel pool temast juttu, võib-olla nii palju ütelda, et keegi siin väidetaks 46 on ta käinud kiirkaatriga Rootsi ja Eesti vahet koos grupi eestlastega Rootsi võimude teadmata, et rootsad olete kaatri kinni pidanud 46 ja võtnud ta residendiks, tähendab nende agendiks ja siis edaspidi siin nimetavad need Nõukogude seltskonnad teda Inglise ja Ameerika luure nii-öelda vahendajaks ja samuti ka Rootsi osas. Ja ainuke õiti, kus sind on nimetatud, on selles Mart Laari raamatus. Metsavennad ja siis siin tema, kus ta seda idee on saanud, seda ma ei tea. 40 aastase lõpus ta räägib ja see on siis, tähendab, Jäme Ots läks Rootsi luure kätte, loomulikult oli kogu ettevõtmisega kursis ka ameeriklased. Operatsiooni Eesti-poolseks juhiks oli Arkadi Valdin, keda meeste värbamisel abistasid aktiivselt Mihkel Mathiesen või M. Mathiesen, Karl Talbak, Iman Rebane ja Alfons Rebane olid Valdini tegevuse kursis ja nii edasi. Kuna teistes siin venelaste poole ei ole sinu nime üldse otseselt nimetatud, seda Valdinit, seda esineb, kui ma eksi, kas ei olnud ka mitte selles Hellarti andmetega seoses kuskil. Ja nüüd on küsimus, sina ei tundnud üldse seda nime eelmine kord ära, kui ma siis ei, seda nimetatud? Ei ole temaga üldse kokku puutunud. Seda nime mina kohtasin just neid tagantjärgi protokolli lugedes, aga see seoses sellega on selles, et Höganesis töötades puutusin kokku seal ka mitmed